Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama vaatama saadet Räägime asjast. Me oleme nii raadioeetris kui ka ekraanide peal. Raadios on see siis Ring FM ja Ruut FM pühapäeval kell 11. Kuressaare pereraadios on ta esmaspäeva õhtuti, aga YouTube'is ja Facebookis saab vaadata ka pühapäeviti kell 11. Ja me oleme stuudios jälle kahekesi, Mart Helme ja mina Martin Helme, ja võtame siis nädala kokku konservatiivide vaatevinklist. Loomulikult saab saadet näha ka Mardi Facebookist, minu Facebookist ja ka minu X-ist. Meil on 3 teemat. Me räägime kõigepealt sellest droonijuhtumist või droonimüürist, mis on tegelikult väga tõsine teema Eestis. Ja valitsuse täielik läbikukkumine, absoluutne läbikukkumine, aga paistab, et nad vajutavad pedaali põhja, et Eestit ikkagi sõtta tiirida. Teine teema on meil Riigikogu juhatuse valimised, sellele eelnenud intriigid ja selle käigus selgunud jõujooned. Ja kolmandaks räägime pikemalt natukene sellest, et EKRE käis suure delegatsiooniga Ungaris ja nii-öelda ise oma silmaga kaemas, mis seis on Ungaris, kuidas valimisvõitlus edeneb, milliseid valesid seal siis räägitakse. Ja ma arvan, et me mõlemad siin saame kinnitada, et see pilt, mida Eesti meedia meile Ungarist või Orbanist loob, on ikka kohutavalt alatult valelik. No mitte ainult Ungarist ja Orbanist. Reedel ilmus Delfis absoluutne ikka käpikust imetud laimulugu, kuidas Martin Helme ja EKRE poevad Putini vasallide ees. Me nägime neid Putini vasalle. Sina oled neid muidugi korduvalt näinud ka teistes kohtumisvormides, kõige sellest nii-öelda tsepakis. Aga need on kõik inimesed, kes on oma riikide patrioodid, kes ei ole globalistid, kes ei ole Euroopa Komisjoni Kaja Kallaste ja Ursula von der Leyeni sellised marionetikesed nöörist tõmmata ja sõnad suhu panna, nii nagu me Eesti valitsuses ja Eesti poliitikas üldiselt näeme. Need on inimesed, kes on langenud oma režiimide repressioonide alla. Paljud, jah. Kellede vastu on algatatud seal kohtuasju jällegi pöidlast imetud ja igasuguste kaasuste alusel. Võtab see Fico. Nüüd Slovakkia peaministri Fico vastu tema oma prokuratuur ja tema oma süvariik on algatanud nüüd uurimise riigi reetmise paragrahvide alusel. Sest ta ei toeta Ukrainat. Ja. Kui sa ei toeta Ukrainat, siis sa oled reetnud oma riiki. Lihtsalt illustratsiooniks sellest, kui valelik on mingite Martin Lainede ja igasuguste muude jällegi marionettide laimulood. Need inimesed kannatavad, on sisuliselt dissidendid, on globalistide ja Euroopa Komisjoni korrumpeerunud bürokraatide vastase võitluse eesliinil ja neid laimatakse ja sel samal eesliinil olen meie. Jaa, aga ennem kui me nüüd teema juurde läheme, meil on väga hea minna siit selle drooni teema juurde. Ma kõigile vaatajatele ütlen, et meil on jätkumas suur kõnetuur ja eeloleval nädalal 1. aprillil me oleme Rakveres Uku Aru majas ja kuna on ülestõusmisnädal ja pühapäeval või pikem nädalavahetuse, siis meil järgmine nädal ongi ainult üks rahvakohtumine, aga siis sealt järgmine nädal on neid juba rohkem. Aga see sama Martin Lainede ja laim ja see represseerimine on väga selgelt haakub selle režiimi käitumisega, mis meil täna on väga hirmutavalt meie silme all rullub lahti seoses selle Auvere drooni juhtumiga. Ja Auvere drooni juhtum, selle kohta öeldakse, et 1 kord on juhus, 2 korda on juba kahtlane ja 3 korda on juba muster. Et meil on 1 korra juba sügisel Eestist kukkus maha droon ja plahvatas ja see mätsiti küllaltki kiiresti kinni. Loomulikult kohe tuli kisa, kuidas see oli Vene droon, tegelikult oli see Ukraina droon, mis Eesti õhuterritooriumi kasutas, et Eestist liikuda edasi ja rünnata Venemaad. Ja loomulikult kargavad välja kõik need Slava Ukrainatajad, kes karjuvad, mis sul viga on, sulle ei meeldi, kui Venemaad rünnatakse või ei, mul ei ole Venemaa ründamisega probleemi, aga meie selles osaleda ei tohi, sest et sellisel juhul meie oleme astunud sõtta Venemaaga ja hakkame saama Venemaalt pommirünnakuid. Ja see on nüüd veel rohkem tõenäoliseks muutunud, kui ta oli eelmisel suvel või sügisel. Mina lugesin Vene meediast ikkagi ülimalt mürgist
mürgist artiklit, kus täiesti ühemõtteliselt öeldi, et kui Eesti jätkab samasuguse poliitikaga, et tema territooriumilt tulistatakse Venemaa teatud rajatiste pihta droone või isegi kui ta lubab oma õhuruumi kasutada nende droonide läbilennuks, siis on ainult aja küsimus, millal Venemaa käsitleb Eestit temaga sõjas oleva riigina ja annab Eesti militaar- ja valitsusobjektide pihta oma vastulöögi. Nii et me mängime tulega ja me nägime kolmapäeval, kui me küsimuse esitasime vastava Michalile infotunnis, et see inimene absoluutselt ei tunneta oma vastutust rahva ja riigi tuleviku ees. Absoluutselt ei tunneta oma vastutust meie kõikide elude eest. Ja küsimus ei ole ju selles, et kas tsiviilobjektid saavad surma. Ja küll, Riigikogu maja lastakse õhku. Võib-olla paljudel inimestel isegi hea meel, et mida nad üldse seal istuvad ja võtavad meie raha. Aga kui meie kaitseväelased, noored poisid lähevad sõtta, mis te arvate, et seal ei saa keegi surma, et siis ei tule meie kodudesse ei tule lein. Et see on totaalne vastutustundetus. See ei ole meie sõda. Meil on 4,5 aastat korrutatud, et see on meie sõda. See ei ole meie sõda. See ei tähenda seda, et meie poisid peavad selles sõjas surema. See ei tähenda seda, et meie elektrijaamad peavad selles sõjas õhku lastama ja me peame siin külmas ja pimedas istuma nagu ukrainlased. See ei tähenda seda. See tähendab seda, et me abistame Ukrainat, oleme abistanud nii, et Eestist on saanud Euroopa üks kõige vaesemaid riike. Jällegi, reedel oli artikkel, et Eesti on vaesuse poolest jõudnud Euroopa kõige vaesemate riikide ehk Rumeenia ja Bulgaaria tasemele. Et see on siis kindlates kätes riik, see on siis väike, aga armas majanduskasv, millega kiitles siin Michal 6 aega tagasi. Et see on totaalne vastutustundetus riigi, rahva ja kõige sellega kaasneva suhtes. Aga mina, ennem kui me läheme neid nagu võimalikke edasisi stsenaariumeid vaatama, mida minu meelest tuleb nagu kainelt hinnata, siis mina nagu astuks sammu tagasi ja küsiks, et valimistel lubas Reformierakond kindlates kätes Eesti, lubas paremini kaitstud Eesti, lubas vehkis sinimustvalgaga jälle, valimiste ajal vehkis ju Kaja Kallase reklaamid olid sinimustvalgaga, muul ajal on kogu aeg neil Ukraina lipp, aga valimiste ajal nüüd jälle on võetud Eesti lipp ka leitud ülesse. Et taovad vastu rinda, kuidas me kaitsekulud on rekord suured, 2,5 miljardit läheb aastas, 5,4% SKP-st, NATO kõige tublim rahakulutaja riik. Ja ma küsin Michalilt Riigikogu infotunnis, et me oleme nüüd 4 aastat selles sõjas, see sõda on käinud 4 aastat on meile räägitud, kuidas me kulutame raha ja me ehitame oma riigikaitset ja meil ei ole idapiiril, Narva piiril, ei ole seirevõimekust, ei ole tõrjevõimekust, ei ole isegi elanikkonna teavitamisvõimekust, see ka jälle kukkus läbi. Ehk siis täielik bardakk, absoluutne kaitsetus. Et kui võib veel öelda, et näe, koruste seal Elva lähedal, ei tea, kust tuli, ju ta merelt tuli, et tuli lääne poolt või kuskilt mere pealt. Aga Narva piir, kui Eesti kõige tähtsam taristuobjekt ehk meid põhimõtteliselt igapäevaselt suuremat osat Eestit elektriga varustav elektrijaam ei ole kaitstud droonirünnaku vastu. Siis mis meil üldse kaitstud on? Mida me üldse seirame? Mida me üldse näeme? Kuhu see 2,5 miljardit igal aastal, viimastel aastatel üle 2 miljardi läinud? Kuhu see kaob? Et Michal ka ütles, et ei, me oleme ostnud droonitõrje ja ma tean, et on ostetud. Meil on ju kaitseliitlased ja ohvitserid ja erakonnas, kes on nendega õppusi pidanud, nende droonitõrje radaritega ja droonitõrje relvadega. Kus need on? Miks need Narva piiril ei ole? Ja siis räägitakse, kuidas me 26. 27. aastal saame endale selle ja teise. Vabandust, 4 aastat on sõda käinud. Sügisel, septembris kukkus see koruste asi alla või oli augusti lõpp. Et mida te vahepeal teinud olete? Droonimüürist rääkinud. Nüüd ütlevad, ei, droonimüüri ei ole ja ei tule, seda ei ole võimalik teha. Ja mida veel öeldakse, mis on minu meelest kõige rohkem teeb nagu muret, et ega neid asju hakkab veel juhtuma. Mis see tähendab? Minu meelest, see, mis sa ka ütlesid, et see ei olnud tegelikult Vene droon. See oli loomulikult, tuleb eeldada, et see oli Ukraina droon.
Ja nüüd on küsimused, mis on vajavad vastused. Koruste puhul me küsisime nii kaitseministrilt kui peaministrilt, kas Eesti lubas vaikivalt või kuidagi poolametlikult oma territooriumit, oma õhuruumi kasutada rünnakuteks üle piiri Venemaa vastu. Peaminister kinnitab, ei ole lubanud. No aga sellisel juhul on loogiline vastus ju see, et Eesti lihtsalt ei kontrolli oma õhuruumi. Ja ukrainlased teevad siin, mis tahavad ja käivadki meie õhuruumist pommitamas Venemaad. Ja loomulikult venelased ütlevad selle peale, et te kas kontrollite oma õhuruumi ja ei luba seda kasutada meie vastasteks rünnakuteks või me teeme Eestile seda, mida Iisrael teeb Liibanonile. Liibanonis on Hezbollah, eks ole, Iraani terroriorganisatsioon, Liibanoni valitsus sellest üle ei käi. Iisrael pommitab Liibanoni need tükid taga. Ja siin on muidugi väga tõsine küsimus selles mõttes, et kui riik ütleb, et tema ei ole kasutada andnud oma territooriumi naaberriigi ründamiseks, siis järelikult on ainult üks järeldus võimalik. Ta ei ole võimeline kontrollima seda, et keegi teine tema õhuruumi kasutab naaberriigi ründamiseks. Ja sellisel juhul tekib naaberriigil küsimus, aga kas see on üldse suveräänne riik, mis suudab oma territooriumil toimuvat kontrollida või on see mingisugune pseudoriiklik moodustis, mille üle mina enda julgeoleku tagamiseks pean kehtestama kontrolli. Et need ei ole nalja küsimused. Need on rahvusvahelise õiguse seisukohast täiesti õigustatud küsimused. Lätlased kutsusid välja, või tegite marši venelastele, Vene saatkonnale, vist suursaadikud seal ei ole, aga ma ütleksin, et aga millal me teeme marši ukrainlastele? Et kuulge, lõpetage ära. Me ei ole andnud teile oma territooriumit kasutada. Väidetavalt ei ole andnud. Aga siis tuleb see demarš teha. Ja muidugi, ma ütleksin niimoodi, et kas kõik need inimesed, kes hommikukohvi jõid ja oma lastega hommikuputru või hommikuhelbeid sõid ennem kooli ja tööle minekut ja said teate, et on õhurünnaku oht, varjuge. Ja inimesed olid täiesti paanikas. Inimesed olid arusaadavalt täiesti paanikas. Meid on sõjaga hirmutatud 4 aastat. Et kas neil ikka oli kõigil meeles karjuda Slava Ukraina ja kas nad ikka mõtlesid nii, nagu meie siseminister Klaabu arvab, et ilus oli vaadata, kuidas Vene see sadam põleb. Aga siis on ka ilus vaadata, kui meie elektrijaam põleb või meie mõni kool saab drooniga pihta ja meie, ma ei tea, mõni elumaja saab pihta, et kas siis on ka ilus vaadata või et kas inimesed üldse mõtlevad, kuhu me oleme tyürime. Ja minu meelest mitte. Ja kui selle drooni intsidendi puhul siin on nagu kaks suurt nagu teema püstitust. Esimene on see, et Reformierakond, Eesti 200, kes on valitsuses olnud, siseministrid, kaitseministrid, peaministrid, kaitseväe juhatajad ja politsei piirivalveameti juhatajad on läbi kukkunud Eesti riigi kaitsmisel. See juhtus Korustes, see juhtus Auveres, see juhtus siis, kui Vene lennukid panid läbi meie õhuruumi sinna, millal nad sõitsid sinna sellesse Kaliningradi, siis lõpuks keerasid ära, kui Rootsi tõstis oma lennukid õhku. Aga nad olid selleks ajaks juba Eestist läbi sõitnud. Et mingit kindlastes kätes Eestit ei ole, mingit kaitstud Eestit ei ole, mingit NATO vihmavarju ei ole. Michal jälle ütles, et NATO lennukid tõusid õhku. Aga kas nad suutsid Auvere Korstent kaitsta? Ei suutnud ju. Ja teine suur küsimus on see, et kui niisugust mängu mängitakse, kui seda mängivad ukrainlased ilma meie loata või kui seda mängivad Eesti valitsus nii-öelda lolli mängides ja lubavad tegelikult venelased vaatavad selle pilguga, aga mis meil vahet on? Eestist pommitatakse meilt, me pommitame vastu. Et see on reaalne võimalus, mis meid ähvardab praegu. Ja sellises olukorras lihtsalt lolli juttu ajada nagu meile Pevkur ja Michal ajasid, see valitsus tuleb maha võtta. Ja meenutame siin, kui see lennuki intsident oli, kui lennuk sõitis läbi meie õhuruumi, see oli pool aastat tagasi kuskil, missugune tohutu aplaava siis tõmmati üles NATO artikkel 4 ÜRO-sse, näidati mingisuguseid õhu ja õhupiiride ja ma ei tea, mis piiride kaarte veel ja Tsahkna keksles jalalt jalale ja oi, missugune tohutu kisa. Aga nüüd objekt Eesti territooriumil sai pihta.
Ei midagi, ei mingeid konsultatsioone, ei paragrahv 4 alusel, ei mingit kisa, et kui nüüd tuleb algatada paragrahv 5 kollektiivne kaitse, mitte midagi. Mina teen sellest deduktiivset meetodit kasutades ainult ühe järelduse. Kõik see, mis siin on toimunud, nii korustega kui ka praegu selle Auvere drooniga, on meie valitsuse ja meie kaitsejõudude juhtide teadmisel ja loa andmisel toimunud. Me olemegi andnud oma territooriumi Venemaa vastaste sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks. Ma ei taha kasutada sõna agressioon, sest see kõlab nagu Venemaad õigustavalt ja minul ei ole probleeme, et Ust-Luga naftaterminaalid põlevad. Mul ei ole tõesti probleeme. Isegi mul ei ole probleeme seoses sellega, et selle tulemuseks võib olla mingi ajutine, ma ei tea, kütusehinna tõusmine, sest et me kõik teame, mis riik on Venemaa. Meil ei ole mingeid illusioone selle riigi ja selle režiimi suhtes. Aga seda enam me peame aru saama sellest, et see riik mingil hetkel, kui toimub mingi murdepunkt, ei löö risti ette, et anda hävitav löök Eesti objekti pihta. No Michal ütles mulle selle peale, et miks ma alandan või mis see sõna oli, halvustan Eesti kaitseväge ja kaitseväelasi. Ei, ma ei halvusta Eesti kaitseväge ja kaitseväelasi. Ma küsiks, milline kaitsevõime meil on üldse. Mul ei ole midagi halvustada. Meil lendas üle Narva piiri, lendas droon, mis pommitas meie kõige olulisemat energiataristut. Ja me ei olnud võimelised mitte midagi tegema. Valitsuse kommunikatsioon pärast seda on, et kui te näete veel, siis helistage Päästeametisse. See on meie kaitsevõime selle Auvere juhtumi peal. Mul ei ole midagi halvustada, mida ei ole olemas. Et lõpetage ära. See on nüüd siis see jutt põlvili surumisest ja Venemaa tükeldamisest ja tuleb droon, mis pommitab meie elektrijaama, millest põhimõtteliselt kogu Eesti püsti seisab. Siis ütleb valitsus, et helistage Päästeametisse. Mis kaitsevõimet ma siin kritiseerida saan? See on süüdimatu mula lihtsalt. Ja mina küll ei taha, et Eesti sõtta satub. Ja kõigile neile inimestele, kes ütlevad, no kuule, kurat, Martin, paras vankadele, paras sai, tibla peabki pihta saama. Rääkige nüüd nende inimestega, kes Peipsi ääres said häirehoiatuse, kes Jõhvis said häirehoiatuse, kes mõni inimene kogemata sai ka Tallinnas häirehoiatuse ja küsige, kas esimene mõte, mis neil pähe tuli, oli see, et paras vankadele või? Et nii peabki või? Et kuidas see põlvili surumine edeneb? Et see on ju süüdimatu, deliirne jutt. Ja see on täielikult kokku varisenud, kogu see kindlates kätes, kogu see paremini hoitud, kõik on kokku varisenud. Me oleme väga-väga ohtlikus olukorras ja selles olukorras, mida ütleb meile peaminister, mida ütleb kaitseminister, mida ütleb kaitseväe juhataja, tuleb arvestada, et neid intsidente tuleb veel. Mis tähendab seda, et ongi antud luba meie territooriumi kasutamiseks. Aga kujutage nüüd ette, et Venemaa oma ähvarduse teoks teeb ja annabki eelkõige militaarobjektidele. Kujutame ette, et Tapa saab mingisuguse raketilöögi, pühitakse maa pealt minema, kasarmud, pühitakse minema kõik need laskemoona täislaod. Himarsid ja kõud ja mis me kõik siin oleme kokku pannud. Saab tabamuse Kuperjanov Võrus. Ma küsin teie käest, lugupeetud vanemad, kes te võib-olla praegu karjute Slava Ukraini, kas siis, kui lein tuleb teie koju, kui teie poeg, teie abikaasa, selle ärplemise tulemusena laibakotis või isegi tükkideks rebituna, laipa isegi ei leita võib-olla. See lein tuleb teie koju, kas te siis karjute ka Slava Ukraini ja lähme Venemaad tükeldama? Mõelge ka natukene, sõda ei ole nalja asi. Mõelge selle peale, mida ameeriklased teevad praegu Iraanis. Karistamatult, sest õhutõrjet seal ei ole. Karistamatult ründavad ja tuhanded inimesed on juba surma saanud. Ja meil ei ole ka õhutõrjet. Meie tegime 20. aastal ettepaneku Eestile hankida õhutõrje, keskmaa õhutõrje. Ja selle peale ütles meile tollane kaitseväejuhataja Herem, temal ei ole seda vaja. Ja meil ei ole, nagu me näeme, kuigi meil on väidetavalt ostetud ja kasutuses, meil ei ole ka lähimaa õhutõrjet, meil ei ole ka drooni õhutõrjet. Või kui ta on, siis teda ei kasutata. On ladudes. Mida ütles jälle kaitseväejuhataja Merilo? Et Vene piiri ääres me ei tahtnud oma relvi kasutada, sest see oleks olnud provokatsioon Venemaa suunas. No kas te täiesti lollakad peast või? Lollakad peast. Oma taristu objekti me ei kaitse
sellepärast, et see oleks Venemaa suhtes ähvardav, aga me laseme oma territooriumilt Venemaad pommitamas käia. See ei ole Venemaa suhtes provokatiivne. Kas te olete lollakad peast? No kuule, vaata neile inimestele näkku. No ma olen nii kaua olnud nüüd siin Riigikogus 3. koosseis hakkab lõppema varsti. Nii suurt hulka ajupestud ja rumalaid inimesi, kui ma näen praegu meie ministeeriumites, kui ma näen praegu Riigikogus, kui ma näen praegu valitsuses, no jumal hoidku, võta see sama Jorg Haadner, kes siis kui see põllumeeste aktsioon siin oli ülimalt uhke, et tema on traktori roolis istunud. Jumal, see on ju imbetsillik, see on ju lapsik, selline inimene juhib riiki, selline inimene juhib ministeeriumi. Ei, aga võta Pevkur, kes oli kaameli seljas, tuli koju, eks ole, piltlikult öeldes sealt, et teda ei võeta tõsiselt, nii palju ei võtta, ameeriklased ei võta nii palju tõsiselt meie kaitseministrit, et anda talle eelhoiatus, et nad alustavad sõda Iraanis, aga meie kaitseminister ei olegi tõsiselt võetav, sest et kogu see info, mis talle väidetavalt tuleb küll liitlastelt ja küll enda luurelt, ei pane teda kukalt kratsima, et kas ma ikka lähen veebruari lõpus lähisitta sinna Pärsia lahe äärde puhkusereisile, kuigi ma tean, et seal on kõigi aegade kõige suurem vägede kontsentratsioon ja iga päev võib sõda puhkeda. Et no kas selline inimene Eesti kaitsmisega saab hakkama, ta ei saa oma enda pere kaitsmisega hakkama. See ei ole ju tõsiselt võetavad, need ei ole tõsiselt võetavad inimesed ja nad mängivad tulega, et Eestit sõtta viia Venemaaga. Ja nüüd me kõik näeme, nii selgelt kui üldse näha saab, et meil ei ole võimekust ennast kaitsta. Hoolimata sellest, et 2,6 miljardit uputatakse igal aastal. See on ju varastamiseks. See oli just äsja. Michal kolmapäeval luges meile ette ju, mida kõike Eesti on nüüd hankimas või on juba hankinud. Ja järgmine päev, 4 päev ilmus Postimehes ühe kaitseliitlase ja ma ei tea, mis ametitest ta veel on seal, artikkel, kus ta luges üles kõik need valed ja pettused, mis selle riigikaitsega seoses on. Kuidas on välja kuulutatud hanked, mis on liiva jooksnud. On välja kuulutatud, et me oleme sõlminud küll Lõuna-Koreaga, küll veel kellega mingisugused lepingud, aga lepingud tegelikult ei ole rakendunud, sest et seal on mingid lisatingimused. Tegelikult on see kõik bluff. Meil ei ole mitte midagi. Aga see bluff paljastati ju Auvere Korstna juures. See bluff paljastus, et kui seal korustes võis veel lolli mängida, et oi ei teagi, mis juhtus. Auvere puhul me kõik saame aru, mis juhtus. See bluff paljastus ja midagi paremaks ei lähe. Nii et selles mõttes minu meelest tuleb ikkagi väga selgelt ütelda, et mitte mingil juhul ei tohi Eesti lubada Ukrainal kasutada meie territooriumit Venemaa ründamiseks, sest et see teeb tõepoolest meid osaliseks selles sõjas ja toob kaasa Venemaa raketi- ja droonirünnakud meie inimeste, meie objektide vastu ja sellel on traagilised tagajärjed ja see ei tähenda, et me ei toetaks Ukrainat. Aga ukrainlastele tuleb öelda, et teie siin oma droone lennutate, siis me laseme need alla. Ma ei tea, kas me oleme võimelised või mitte võimelised, sest mul on tunne, et praegu tehti valik mitte lasta neid alla. Sest nii-öelda omad. No küllap me oleme võimelised võib-olla, siin teadjad inimesed ütlevad, et me näeme ikkagi Venemaa sügavusse kuskil 200 kilomeetri ulatuses oma radaritega. Et küllap me midagi oleksime võimelised maha võtma, aga kujutame ette, kui ikkagi tulevad 100 droonid. Või 1000 nagu. Ühes laines. Et lained tulevad niimoodi, et kõigepealt tuleb sul 100 drooni ühe lainena ja siis tuleb, kui me oleme oma õhutõrjed kõik tühjaks teinud, siis tuleb 10-15 minuti pärast järgmised 100 drooni ja need murravad juba läbi, sellepärast et mahavõtmise võimekust enam ei ole. Ja siis tulevad veel 3. lainena mingisugune 20 raketti, et mida ei suudeta üldse enam, aga raketid on ikka tõeliselt võimsad. Õudsed suured augud ja... Et mõtleme nüüd ikka kõik allikesed järele, ärme laseme pimestada ennast mingisugusest irratsionaalsest Vene vihast. Me kõik, veel kord kordan, me kõik teame, mis riigiga meil on tegemist. Selle riigi suhtes ei saa olla mingeid illusioone. Meil on ajalooline kogemus, 1000-aastane ajalooline kogemus selle seltskonnaga seal. Aga see ei tähenda seda, et me vabatahtlikult ronime tapalavale. No tulge mõistusele, vabatahtlikult ei ole mõtet tapalavale ronida. Raadiosaade Räägime asjast.
Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast ja Mart Helme ja mina Martin Helme teemegi seda saadet. Meil oli eelmine nädal selline poliitiline elevuse moment Riigikogus, mis väljaspool Riigikogu seinasid ei tekita kellelegi elevust. Et see oli Riigikogu juhatuse valimine. Riigikogu juhatus on 3-liikmeline ja valitakse iga aasta uuesti, ütleme siis alates, kui valimised on välja kuulutatud, Riigikogu kokku tuleb esimene asi, mis ta teeb, ta valib endale juhatuse, Riigikogu spiikri ja aseesimehed. Ja ütleme siis, reeglid on niimoodi tehtud, et esimees on alati koalitsioonist, esimene aseesimees on ka koalitsioonist, tavaliselt mõni teine koalitsioonierakond ja teine aseesimees ehk see kolmas liige on siis opositsiooni esindaja ja tavaliselt ka opositsiooni kõige suurema opositsioonipartei esindaja. Antud juhul selles Riigikogu koosseisus on see, ütleme siis, saadikute ülejooksmine erinevatest fraktsioonidest teistesse fraktsioonidesse olnud nii usin, et need piirid on leidnud veidi sassi. Valimise järgselt oli EKRE kõige suurem opositsioonierakond. Tänaseks päevaks puhttehniliselt võttes me oleme jätkuvalt, aga sotsid on tegelikult suuremad, sest et terve hulk keskerakondlasi jooksis sotsidesse. Paar 200 ka, nagu Züleyxa Ismailova. Nii et aga sellest hoolimata me oleme siis nii-öelda pretendeerime sellele kohale ja nüüd me oleme siis seda ka 2,5 aastat on ta meil olnud. Ja ennem seda oli küllaltki palju närvilisust. Esimene närvilisuse allikas oli see, et koalitsioon ise ragiseb ja nagiseb. Ega siin paljudel seadustel ei ole 52 häält, koalitsiooni häält taga. Ja opositsioonil oli mängulusti kui palju, et kui nüüd, ja kuna see on salajane hääletus ka veel kõigel lisaks, et kui nüüd ikkagi mõni koalitsioonisaadik kas poolt vahetab salaja või ei tule kohale või rikub sedelit, et siis võib isegi juhtuda, et Riigikogu esimeheks saab opositsiooni esindaja. Ja siis juba on meil valitsuse kriis ja siis meil on juba võib-olla erakorralised valimised ja seda poliitilist tantsu ja tralli siis. Lõppkokkuvõttes valimistulemus oli selline, et väga sirget joont mööda, väga hästi pidas koalitsiooni hääletusdistsipliin. Ehkki, ma siia juurde mainin, et 52 häält Hussar sai, aga meie arvame siin majas, et vähemalt 1, aga võib-olla 2 häält sai Hussar akna alt ja vähemalt 1, aga võib-olla 2 häält koalitsioonist rikkus sedeli ära, sest rikutud sedeleid oli palju. Ja aseesimeste valimistel täpselt samamoodi hääletusdistsipliin pidas. Toomas Kivimägi sai isegi rohkem hääli kui Hussar. Ta sai ilmselt akna alt palju hääli juurde või mitmeid hääli juurde. Ja kui esimehe valimised käivad niimoodi, et on ükskõik kui palju kandidaate on, enim hääli saanud saab esimeheks ja plaks kogu lugu. Ja Hussar sai rohkem hääli ja Riina Sikkut sotsidest pandi üles ja tema sai 41 häält. Siis aseesimeste valimised käivad niimoodi, et 2 enim hääli saanud lähevad Riigikogu juhatusse, rohkem hääli saanu ehk siis see koalitsiooni oma saab esimeseks aseesimeheks ja vähem hääli saanu ehk siis see opositsiooni oma saab teiseks aseesimeheks ja meil on olnud siin ju selles koosseisus korduvalt, et kandidaate pannakse rohkem kui 2 tükki ülesse ja siis see kolmandaks jäänu ei saa midagi. Aga sai Arvo Aller pandi opositsiooni poolt üles ja sai põhimõtteliselt sama palju hääli kui Sikkut. Vahe lihtsalt on selles, et Aller sai valituks, sest teisele kohale tulemine andis ameti, aga Sikkut ei saanud valituks, sest teisele kohale tulemine ei andnud ametit ja esimehe ametit. Nii et see, aga mis muidugi oli lõbus on muidugi, võib-olla ei ole õige sõna, aga et kuni viimase hetkeni siis Keskerakond ja Isamaa kuidas me siis ütleme, hoidsid kõigil põnevust, et keda nad siis toetavad ja keda nad ei toeta. Hoidsid võimalust meile nuga selga lüüa, ütleme ikka ausalt välja. Ütleme ausalt välja, hoidsid võimalust lahti meile nuga selga lüüa. Ja nende mängurikkuse ära täielikult meie antipood, meie kõige suurem antipood, Sotsiaaldemokraatlik erakond. Jah, sest kuna sotsid on proovinud ise saada seda aseesimehe kohta kätte, aga nad vajavad kedagi teist veel opositsioonist endale appi. Ja eelmisel aastal, siis aasta tagasi sotsid proovisid, aga neil ei tulnud hääli välja. Et meie Isamaa ja Kesk olime nii-öelda ühel pool ja kuigi siis läks ka päris palju hääli jalutama sellest, tegelikult
fraktsioonide suurus oleks eeldanud, et Arvo saab rohkem hääli, aga Arvo sai siiski tuli teiseks ja sotside kandidaat kolmandaks ja ei saanud. Sotsid seda mängu seekord ei mänginud, Isamaa ka seda mängu seekord ei mänginud, tuletan meelde, Isamaa mängis esimesel korral, kui üldse seda juhatust valiti seda mängu, ta pani Jüri Ratase ja tookord Jüri Ratas oli siis veel Keskerakonnast, eks ole, ja Isamaa toetas teda, nii et nad kahe peale kokku siis tegid meile kui kõige suuremale opositsioonierakonnale ära. Aga seekord ka seda mängu ei mängitud. Nii et seda jah tuleb öelda, et kuna meil sotsidega olid kokkulepped tehtud ja kuna meil tegelikult ka Keskerakonnaga olid kokkulepped tehtud, siis eraldi võetuna keegi ei saanud seda enam murda, et me teiseks tuleks ja lõppkokkuvõttes siis nagu kõik niimoodi leppisid ja niimoodi ka kokku leppisid ja niimoodi need kokkulepped pidasid. Nii et ma positiivse spinnina ütleks, et opositsioon oli võimeline koos tegema ja ka kokkulepped pidasid. Aga ega see, ütleme siis niimoodi, et poliitikas on väga lihtne reegel. Kokkulepped peavad siis, kui sul on jõuõlg. Kui sul jõuõlga ei ole, siis ilusate silmade eest ei pea ükski kokkulepe. Ja see jõuõlg oli antud juhul väga lihtne, et teisi variante ei olnud. Et me oleksime võitnud igal juhul, me oleksime need hääled kokku saanud igal juhul, kui me juba tagame selle, et piisav hulk teiste fraktsioonide esindajaid toetavad Arvot. Ja selle me suutsime kokku leppida, ülejäänutel siis ei olnud enam mingisugust mängulusti võimalik tekitada. No ja küsida võib, et miks siis sotsid esitasid Sikkuti Riigikogu esimehe kandidaadiks. No nad olid eelnevalt ilmselt maad kuulanud ja eelkõige maad kuulanud Eesti 200 saadikute hulgas ja seal on ikkagi sellist masendust ja tuleviku hirmu väga palju ja ju siis oli mingisugune väike lootus, et võib-olla midagi pudeneb ära tulevikulubaduste raames, et sotsid ütlevad, et ma ei hakka nimesid nimetama mingitele tegelastele, et aga ärge toetage Hussarit ja me vastutasuks räägime teiega läbi järgmistel Riigikogu valimistel kandideerimise positsioonid, et te saaksite uuesti Riigikokku tagasi, nüüd juba sotside nimekirjas, sest et te ju saate aru, et Eesti 200 nimekirjas Kristina Kallas võib teile rääkida siin ja Margus Tsahkna võivad teile rääkida mida iganes, et Eesti 200 läheb valimistele, Eesti 200 teeb tugeva tulemuse, et tegelikult ju mingit tulemust ei tee. Et aga me pakume teile praegu võimalust, aga võimaluse hinnaks on see, et te reedate oma praeguse Riigikogu esimehe. Aga ju siis ikkagi ehku peale ei tahetud minna või nii kindlaid lubadusi ei oldud välja käidud, et see, et hoiame ikka 10 kuud veel oma positsioone, et meie ministrikesed seal ja meie ise siin ja et ei tuleks erakorralisi ja ei tuleks üldse mingisuguseid koduseid segadusi, et siis läheme kindla peale välja ja toetame Hussarit ja hoiame seda valitsust püsti iga hinna eest, loomulikult oma tagumiku küljest välja kasvanud küntega tooli küljes hoidmise tagamõttega. No ma ütleks niimoodi, et ennem Riigikogu juhatuse valimisi oli siin ikkagi ka arutelu või mõtteid vahetati, et kui Riigikogu juhatuse valimised lähevad lappama ehk teisisõnu, kui Hussar ei saa Riigikogu esimeheks, siis tulevad erakorralised valimised, sest et see eeldab, sest et mehaanika on natuke keerulisem kui lihtsalt, et kõik on üksteise peale vihased, sest et see tõepoolest oleks eeldanud seda, et mingi hulk täna koalitsioonis olevaid saadikuid on ära sõlminud kokkulepped mingite täna opositsioonis olevate erakondadega, mis on nende jaoks piisavalt usutavad, et nad jätkavad järgmises Riigikogu koosseisus. Ja kui me nüüd mõtleme, Eesti 200 on 1% partei, eks ole, Reformierakond oma 38 fraktsiooni pealt tänase päeva seisuga saab 12 kohta järgmises Riigikogu koosseisus, eks ole. Et kuhu sul minna on? Sul on minna kas sotsidesse, mis kasvatab natuke võib-olla oma koosseisu, mitte palju, nii palju kindlasti mitte, kui nad ise loodavad. Aga need 2 kohta, kes saavad pakkumisi teha, on loomulikult Isamaa ja Keskerakond, et mõlemad oluliselt kasvatavad oma tänase päeva seisuga, kasvatavad oma koosseisu või ütleme Riigikogu kohtade arvu järgmises koosseisus ja
ei pea isegi minema esimese nii-öelda ringkonna esinumbri kohta püüdma. Võid endale isegi kaubelda mõnes soodsamas ringkonnas teise või isegi kolmanda koha ja loota sealt sisse saada. Noh, ütleme, teoreetiliselt, kui üks erakond võtab 25 kohta järgmises Riigikogus, siis on peaaegu igast ringkonnast saad 2 kohta kätte, pluss kompensatsiooni mandaadid, seal mingi 3-4 kohta kätte, pluss mõnest ringkonnast võtad isegi 3 kohta. Et need on, teoreetiliselt need on kõik sellised keerulised poliittehnoloogilised arvutused, aga see tähendab seda, et neid kohti tuleb pakkuda ja nad reedavad oma tänase erakonna ainult juhul, kui neil on kindel veendumus, et nad istuvad järgmises koosseisus edasi selle reetmise hinnaga. Aga täna neid tehinguid ära tehtud järelikult ei ole veel. Ja nüüd me jõuame järgmise sellise murdepunktini. Järgmine murdepunkt on presidendi valimised. Ja presidendi valimistega on selles mõttes see on ka oluline, et Eestis ei saa enne tähtaegseid valimisi tulla, kui Riigikogu valimised on liiga lähedal. Ja presidendi valimised on põhimõtteliselt Riigikogu valimistele juba nii lähedal, et kui siis juba neid ülejooksmisi toimub, siis enam isegi valitsuse lagunemisel ei saa enam erakorralisi valimisi tulla, siis paneme märtsini välja. Aga kui praegu toimuks koalitsiooni nii-öelda vähemusse jäämine, vähemusvalitsuseks muutumine, siis on väga tõenäoline, et suvel tulevad erakorralised valimised ja järelikult süvariik seda ei soosi. Et järelikult, kuna praegu need ülejooksmisi ei toimunud, siis järelikult seda ei soovita. No jah, eks seal Riigikogus praegu on sellised inimesi, kes poliitikast tegelikult aru ei saa. Ja selles mõttes muidugi neid naiivseid inimesi, naiivseid hingesid püüda on seal võimalik, Reinsalu ajab keele kõrva seal mõningatele inimestele ja lubab maad ja ilmad kokku, teades, et ta ei kavatse ja tal ei ole võimalik neid lubadusi täita. Sellepärast, kui me nüüd Isamaad ikkagi vaatame ja kui me võtame Riigikogu valimised on erinevad kohalikest valimistest. Kohalikest valimiste puhul on võimalik ka enda kõrvale luua erakonnal mingisugune valimisliit ja panna sinna mingi vedur etteotsa ja selle veduri taha 2-3 tükki, kes on siis mingid ülejooksikud või mingid muud tegelased ja valimisliiduga saab siis kohaliku volikokku sisse. Kui palju see nüüd kellegi materiaalseid probleeme lahendab, on omaette küsimus. aga vähemalt au ja kuulsust. Aga Riigikogu valimistel on ju valimisringkondades nimekirja laed. Ja see tähendab seda, et Isamaa parv on praegu juba üle koormatud nende pretendentidega, nende vonnabidega, kes tahavad kangesti ja kujutavad ette, et ma olen nüüd maailma poliitikas sedavõrd vägev staar, et Jupiter ja Veenus minu kõrval kahvatuvad. Neid on seal juba piisavalt palju, ma näen seal saaliski neid. Aga tegelikkus on palju karmim. Ja tegelikkus tähendab seda, et kui sul on ikkagi mingisugune väike valimisringkond, nagu Lääne valimisringkond, kus sul on ainult 5 mandaati, või Lääne-Viru valimisringkond, kus sul on ka mingi 5 või 6 mandaati, ma praegu peast või mingi 1 mandaadiga. 5. on 6 ja 7. Et igatahes väga piiratud hulk. Ja sul on oma vanad parteijoped, kes ka arvavad, et aga mingi ülejooksiku võtate ja panete minu ette ja ma ei ole sellega nõus. Kusjuures nende puhul me teame, palju nad vähemalt hääli võtavad, eks ole. Mingi loogika. Et see ei ole kõik nii lihtne ja sellepärast, kuna ikkagi ilmselt ülejooksikutele ei suudetud sellist kattega vekslit laua peale panna, siis jäid need ülejooksmised ära. Minu teooria on see, et ära jäid nad sellepärast, et otsustati, et veel ei ole aeg neid nii-öelda kapist välja tuua. Et neid hoitakse presidendi valimiste ajaks. Aga igal juhul on see nihelemine siin tohutu ja tegelikult räägitakse päris tõsiselt erakorralistest valimistest. See tähendab seda, et tegelikult peaks Michali valitsus kukkuma ja uut valitsust lihtsalt ei saa kokku. Aga see võib juhtuda meil kevadel. Ausalt öeldes, et minu meelest see drooni intsident on täiesti piisav põhjus, et teha umbusaldus peaministrile. Või tervele valitsusele, sest et ausalt siseminister, kaitseminister, need on sama vastutavad siin. Ja, ma tean, et Riigikogus on erakondi, kellede juhtpoliitikud väga tõsiselt ka praegu neid plaane peavad ja on ju ka meiega natukene sel teemal räägitud. Me oleme valmis. See, et see valitsus, see sõda Eesti õuele kutsuv valitsus jätkab, see on kõige hullem variant. Raadiosaade Räägime asjast.
Jätkame saadet, räägime asjast, on saate nimi Mart Helme ja Martin Helme ja nüüd me räägime hõimuvelledest. Hõimuvelled ungarlased, seal oli nüüd 2 suurt üritust oli Ungaris, kõigepealt CEPAC Ungari, kus ma olen 4 aastat järjest käinud, see on siis suur ülemaailmne ja seal on eelkõige siis Ameerikast alguse saanud siis Conservative Political Action, mis ta oli Action Club või midagi taost, ja et konservatiivse poliitilise aktsiooni organisatsioon. Ja 70-ndatest juba Ameerikas üks selliseid kaalukamaid ja vanemaid toob üle maailma kokku siis konservatiive ja seal siis vahetatakse mõtteid, vahetatakse kontakte, edendatakse seda võrgustikku ja see on väga tähtis, sellepärast et vasakpoolsed on seda teinud palju usinamalt, mis on ka üks põhjus, miks nad on meist paremas positsioonis nii mõnelgi pool. Ja sellele järgnes siis ungarlaste enda korraldatud Grand Assamblee, patriootide Grand Assamblee ehk suur assamblee, kuhu siis toodi kokku ka üle terve Euroopa kõik rahvuslikud konservatiivsed jõud ja see oli juba tegelikult põhimõtteliselt Fideszi ja Orbani valimiskampaania ürka. Aga ka selle sees või selle raames sai ikkagi väga palju sellist igapäeva või argist suhtlust või otse suhtlust siis Euroopa erinevate poliitiliste jõududega, just nii-öelda meie poolel olevate jõududega. Ja meie eesmärk oli väga lihtne, ma siin üldse mingisugust põhjust ei näe kuidagi keerutada. Meie läksime sinna, et aidata Orbanil valimisi võita. Nii palju, kui meist vähekestest kasu oli seal, aga mõned kõned sai peetud ja mõned intervjuud sai antud ja mingit sellist värsket vaadet ungarlastele Eestist mingid sai pakutud, nii et see nii palju, kui meist abi oli, nii palju oli ja ma ütlen, olime seal ja tulime seal. Esimene asi, mis Ungari puhul tuleb, nii normaalne on olla normaalses riigis, kus su riik ei ole sinu ehk kodaniku suhtes lakkamatult vaenulik ja röövellik. Normaalne oli olla normaalses riigis, kus koolis õpetatakse, et mees on mees ja naine on naine ja mingeid 20 sugu ei ole. Kus elektri hind on võrreldes meiega olematult väike, kütuse hind on võrreldes meiega väike, enamik makse, käibemaks on meist suurem, aga enamik teisi makse on meist madalamad, kus immigratsiooni praktiliselt ei ole. Tänavapilt on otsast lõpuni täis ungarlasi, mitte kedagi teist. Et normaalne oli olla normaalses riigis. Ja muidugi kogu see jutt, mida meil Eestis levitatakse, kuidas Orban on Vene sõber ja Putini sõber, see on lihtsalt, see on nii alatu ja piinlik vale, et lihtsalt seda on valus lugeda Eestis. Aga näe, töötab. Kui palju on neid inimesi, kes vangutavad pead, et Martin, mis sa selle Orbaniga asju aad? Ja kui ma saaksin valikuliselt teha, siis nendele inimestele, ma arvan, kulukski Vene raketiga vastu pead anda. Et mõistus koju tuleks ükskord. Sest me nägime neid inimesi ju seal erinevates formaatides, nii pidulikumates kui vähem pidulikumates formaatides. Ja palun väga, poolakad, Poola konservatiivid vihkavad Venemaad, vihkavad Putinit ja siis tuleb mingisugune tühine kirjatsura Martin Laine ja ütleb, et need on Putini vasallid. Ei ole Putini vasallid. Ei ole ükski nendest Putini vasall. Nad kõik on oma riigi patrioodid, suveräänistid. Ja suveräänsuse teema oli kõikides kõnedes, kõikide kohtumiste üks põhiteema. Istusime Ungari parlamendis, seal oli suur paneeldiskussioon. Kõik rääkisid suveräänsusest, kõik rääkisid sellest, kuidas Euroopa Komisjon ajab oma globalistlikku poliitikat ja järjest tungib täiesti illegitiimselt liikmesriikide seadusandlusesse ja liikmesriikidelt kaaperdab ära kõike seda, mis aluslepingute kohaselt on nende suveräänsuse kindlustamise tugisambad. Sellest rääkisid kõik üle Euroopa.
Ja siis tuleks meile rääkima mingit Putini vasalli juttu. Ausalt öeldes Vene raketiga sul vastu pead. Ei, aga ma räägin, võib-olla Eesti vaataja jälle ei tea, mis siis selle družba asjaga toimub. Družba ehk siis sõpruse torujuhe ehitatud siis, kui kõik olid Varssavi lepingu organisatsioonis, kui sisuliselt Ungari oli samuti nii-öelda Nõukogude Liidu mõjusfääris. Ja see on ainus tegelik energiakanal Ungaris, sest Ungari on ju ilma merepiirita riik. Ta ei saa LNG gaasi kuskilt saada. Tema kogu energia tuleb kusagilt torust mõne teise riigi käest. Nii nagu Slovakkia täpselt samuti. Ja need riiki on seal mitu, eks ole, Tšehhil on sama keeruline seis umbes. Ja see torujuhe liigub läbi Ukraina ja see, sealt kogu aeg tuli see nafta ja nüüd ennem valimisi siis ukrainlased keerasid selle kinni, et tekitada Ukraina valimiste eel sisuliselt Ukrainas energiakriis, ajada inimesed vihaseks, öelda, näe, Orban on asjad halvasti ajanud, kütusehinnad tõusevad, inimestel on paanika. Ja meelega tegid, see on tõestatud asi siin, Delfi artiklid, faktikontrollid võivad rääkida, mis tahavad, aga see on tõestatud asi. Jah, seda energiataristu saab Ukrainas ka pihta pidevalt, aga nad küllaltki kiiresti on võimelised korda tegema. Tänaseks päevaks on selge ja kõik kinnitavad seda, et see tegelikult see toru saaks transportida naftat, aga ukrainlased on otsustanud selle kinni keerata. Ja selle siis nii-öelda survemeetodina, et nad selle avaks uuesti. Ukrainlased ütlevad, et see on poliitiline valik meil. Ja selle jaoks, et ukrainlastele survet avaldada või eurooplastele survet avaldada, et need avaldaksid ukrainlastele survet, blokeerivad ungarlased praegu Euroopa Liidus siis järgmist laenuportsu, mis peaks Ukrainale minema. Ehk siis, kui keegi räägib, et ukrainlased karistavad Orbanit selle laenu blokeerimise eest, siis tegelikult on täpselt vastupidi. Kõigepealt keerati see torujuhe kinni ja siis Orban ütles, et kuni torujuhe lahti ei tule, teie rahatoru ka lahti ei tule. Ja Eesti meedias seda loomulikult ei loe ja ei tea. Aga mis sa rääkisid ennem suveräänsusest? Suveräänsus taandub ju väga lihtsale küsimusele. Kui suveräänsust ei ole, siis demokraatiat ka ei ole. Vabadust ka ei ole. Sest kui sa lähed valimistele ja valid, ma ei tea, EKRE või valid Orbani või valid, ma ei tea, Matteo Salvini või valid Marine Le Peni. Ja Marine Le Penil on lubadus, et me hakkame immigrante välja saatma. Ja siis ta saab võimule, aga Brüssel ütleb, et meil on siin üks määrus, mis ütleb, et ei või välja saata. Siis sa ei saa ju täita oma valimislubadust, sest sa ei ole suveräänne. Ja sa pead nii-öelda kuulama Brüsseli sõna või kuulama oma valijate sõna. Aga kui sa kuulad oma valijate sõna, siis Brüssel tuleb sulle kirve, kangi ja leegi heitjaga kallale, keerab kinni rahad, nii nagu Ungaril on keeratud, nii nagu Poolal keerati konservatiivse valitsemise ajal, keerab kinni su energiataristu tarned, nii nagu praegu Ungarile tehakse ja ütleb, et senikaua, kuni te ei täida meie käsku, senikaua kannatate. Ja siis sa ei ole ju suveräänne, siis rahvas ei ole ju kõrgema võimu kandja, kui rahvas annab valimistel poliitikutele korralduse, mandaadi, langetage makse, saatke immigrandid välja, lõpetage rohepööre ära, aga Brüssel ütleb, ei saa, meie ei luba, siis sa ei ole suveräänne. Ja see ongi see suveräänsuse põhiiva. No vaata, sellest seal väga palju ka räägiti ja muidugi meil on ju jälle täielikult demoniseeritud Orban. Aga kõikides kõnedes, kõikides diskussioonides inimesed kordasid üle. Orban on tegelikult see kalju, mille vastu on praegu sõitnud enda põhja auklikuks Euroopa Komisjon ja on oma suveräänsuse kaaperdamise üritustega madalikul kinni. Ja see madalik ja kalju on Viktor Orban ja tema Ungari. Ja kui me nüüd võrdleme Eestit, meie laseme püksid maha ilma käsuta. Ilma käsuta, seebitame sisse ka, et need homod saaksid korralikult oma asjad ära ajada meiega. Et see, mis Eesti valitsus endast kujutab. See on võõrvõim on, puhas võõrvõim. Puhas võõrvõim, mida nad esindavad siin väikeste kohalike ametnikena. Ja loomulikult nad vihkavad neid, kes ei tee nii nagu nemad.
Ja nii lihtne see ongi. Ja Orban ei ole mingisugune Putini vasall. Ei no kuule, mina olen rääkinud, ma olen Ungaris käinud nii palju juba, et ma ei jõua kokku lugeda, aga ma olen rääkinud paljude ungarlastega, alates presidendiga, ekspresidendiga, peaministriga, teiste ministritega, parlamendi spiikrite aga ka suvalise taksojuhi või baarmeniga. Ja ma ei ole näinud veel Ungaris ainsatki inimest, kes oleks venemeelne. Neil on 56 aasta nii eredalt meeles. Eredamalt, kui meil on küüditamised meeles. Nad igal aastal rahvuslikult tähistavad ülestõusu nõukogude siis okupatsiooni ja repressiooni vastu. See 56. aasta ülestõus oli ju kommunistliku võimu vastane ülestõus, mis üliveriselt maha suruti, aga neil on ka meeles 44. aasta. Ungari oli ju liidus Saksamaaga ja oli viimane riik, kes Saksamaaga sõja lõpuni välja sõdis. Ehk siis 44. aastal venelased ju põhimõtteliselt pommitasid Budapesti linn oli peaaegu sama kaua nõukogude vägede piiramisrõngas kui Leningrad. Ehk siis nende rahvuslik mälu, ajaline mälu lähiajaloost, sellele mingit venemeelsust, mitte kellegi, mul ei ole õnnestunud näha ainsatki ungarlast, ei noort ega vana, kes oleks venemeelne. Küll aga on nad teatud energiapoliitikas, välispoliitikas, julgeolekupoliitikas meist maad ratsionaalsemad ja pragmaatilisemad. Ja nüüd ma ütleme Eesti konteksti tulles ütleks niimoodi, et normaalsed inimesed ju ei usu, kui Delfi kirjutab midagi EKRE kohta. Ei usu ju, kui Delfi kirjutab midagi, seesama Martin Laine kirjutab midagi, milleks? Miks me peame uskuma, kui Aktuaalne Kaamera kirjutab siin selle Trumpi kohta midagi? Aga miks me usume Delfit või Aktuaalset Kaamerat, kui nad midagi kirjutavad Salvini kohta või Orbani kohta või Le Peni kohta või Hispaania Voxi kohta? Miks me neid usume? Miks me arvame, et nad nende kohta räägivad tõtt, kui nad Eestis kõiki rahvuslasi, kõiki konservatiive, päris konservatiive sõimavad putinistideks ja Kremli käsilasteks jumala rahulikult ilma igasuguse tõestuseta, ilma igasuguse põhjenduseta seda kuidagi näidata ära või argumenteerida, lihtsalt pannakse silt otsa, et me kõik saame aru, et meie kohta valetatakse. Võiks ju siis aru saada ka, et kõigi meie liitlaste kohta valetatakse samamoodi. Põhjendused on ju lihtsalt konstrueeritud ja valelikud. Võtame põhjendused. Peter Siarto, Ungari välisminister, jagas informatsiooni Lavroviga, et ta ise tunnistas seda. Meie uudised räägivad, aga nad panevad pealkirja, et tunnistas, et jagas informatsiooni Lavroviga. Aga isegi uudises nii palju ausad nad siiski on. Nad toovad tsitaadi, kus Siarto ütleb, et ma olen rääkinud Lavroviga, aga ma olen rääkinud ka Rubioga, ma olen rääkinud, ta loeb üles kõik, kellega ta on rääkinud. Ma kogu aeg räägin nendega. Ma olen välisminister. Kas te saate aru? Minu töö ongi nendega rääkida. Sest erinevalt Kaja Kallasest Rubio ja Lavrov võtavad tema telefoni vastu. Ja võtame nüüd teine süüdistus, et sina oma kasuemaga ehk Monikaga, minu abikaasaga, kes ei ole sinu kasuema, kes ei ole kunagi sinu kasuema olnud. Sa olid täiskasvanud inimene juba, kui mina Monikaga abiellusin. Faktikontrolli ei läbi. Et jälle järjekordne niisugune halvustav, selline põlastav, halvustav toon, et kohtusid Anna-Paulina Lunaga Ameerika Ühendriikides, kes on tõestatud Vene vasall, Putini vasall. Kuna kohtus Vitkovi selle Dmitri, mis ta on, Dmitrieviga, see Putini erisaadikuga, loomulikult kohtus. Selle Dmitrieviga kohtus Vance, selle Dmitrieviga kohtus Rubio, kohtus Hekset, kaitseminister, kõik on temaga kohtunud. Mida see muide näitab? Näitab seda, et Luna on Ameerika kongressis väga erilisel kohal, sest mitte sugugi kõik kongressmänid ei ole Valge Majaga nii heades suhetes, et sama tasemelisi kohtumisi saada. Ehk siis teisisõnu, kui minul ja Monikal on Lunaga isiklik hea suhe, siis see tähendab seda, et meil on ka otse kontakt läbi tema administratsiooniga ja loomulikult tuleb see sopaga üle valada. Meil nagu inimesed ei saa üldse aru sellest,
et maailmas eksisteerib niisugune asi nagu diplomaatia. Ja diplomaatia ei tähenda lollakate loosungite karjumist, mis peavad kõik lõppema Ukraina lipu lehvitamisega. Diplomaatia tähendab seda, et räägitakse kõigiga. Trump kavandab praegu visiiti Hiinasse. Kas Trump on mingisugune käsilane ja vasall või? Lollakad olete. See on diplomaatia. See diplomaatia tähendab seda, et kõiki konfliktseid olukordi püütakse lahendada diplomaatilisel teel. Seda sama püüti ka teha Iraani mulladega, aga ei tulnud välja. Ei tulnud, need olid liiga ja siis tuli mulladele õppetund anda ja praegu mulladega läbirääkimised käivad. Ehkki mullad eitavad seda, aga tegelikult läbirääkimised käivad. Aga tulles korra Ungari juurde tagasi, tõepoolest ma pidasin seal ka kõne, kus ma ütlesin, et Ungari on olnud see saar, vabaduse saar, kus ütleme, vihakõne seadusega ei kiusata taga konservatiive, nii nagu Soomes Päivi Räsänen saigi ülemkohtust süüdimõistva otsuse piibli tsiteerimise eest. Piibli tsiteerimine on selle keelamine ja vihakõneks tembeldamine, need on Euroopa väärtused, pidage meeles. Ja Ungari on olnud nii-öelda see koht, kus parempoolsed rahvuslased, suveranistid, konservatiivid on saanud koguneda, et organiseeruda, et ka oma riikides oma poliitilist agendat paremini edasi ajada, kus on käinud koolitused, kus me oleme omavahel koordineerinud erinevaid strateegiaid, ilma et me peaksime kartma, et politsei meid kinni võtab. Mina näiteks ei julge minna Suurbritanniasse, seepärast et nad otsivad mul mingi Facebooki postituse üles, kui on must näita ust asja ja panevad mind plate peale seal. Seesama Eva Vlardinger-Bruk, kes on hästi kuulus ja tuntud immigratsioonivastane, väga jõuliste sõnumitega immigratsioonivastane. Tal keelati, kes on igal aastal Sepakil ka esinenud, ma tunnen teda kenasti, hästi vapper naine, tema keelati Inglismaal siseneda. Ja seal oli Dave Rubin oli sellel Sepakil, kes on Ameerika konservatiivne selline podcaster ja arvamusliider. Tema ütles, et kui ma Inglismaale lähen, siis ma ei julge postitada sotsiaalmeediasse. Sest ma pean seal alati mõtlema, et äkki mind pannakse kinni. Aga Ungaris saab neid arutelusid pidada, neid seisukohti võtta, neid kõnesid pidada, nii-öelda parimaid praktikaid, mis on õudselt vastik bürokraatlik ütlemine, aga et kes kuidas on tööle pannud sotsiaalmeedia, kes kuidas töötab meediaga, kes kuidas oma organisatsiooni ehitab. See on olnud see koht, kus me oleme saanud ehitada seda ühisrinnet selle satanistliku pedofiilse globalismi vastu, mis on Euroopat hävitab. Ja loomulikult tänane valimiskampaania Ungaris ei ole täiesti sünteetiline kokkuklopsitud süvariigipartei Tisza, millel on liikmeid vähem kui kandidaate on üles seatud, vaid see on ikkagi, nemad räägivad ikkagi Soroslastest, kes Orbani vastasrind on soroslased, aga seal taga on Brüssel, seal taga on kõik globalistid, kes on, nad peavad üksinda võitlust kogu selle suure massilise vasakpoolse äärmusliku globalismiga. Ja siis meil siin arutatakse, et võib-olla nad ikkagi ei võidagi neid valimisi. See on heroiline võitlus, mida nad seal peavad meie kõigi eest. No võt, ja seda võitlust Eestis peame meie ja ainult EKRE ja perekond, nagu põlastavalt millegi pärast öeldakse, ehk siis Martin Helme, Mart Helme ja teised Helmed, on selle nagu seanina esimesed rüütlid. Nii et me võitleme kõigi teie eest, sõbrad, isegi kui te sellest aru ei saa, et me teie eest võitleme. Teie vabaduse eest võitleme, teie õiguse eest õigesti oma mõtteid mõelda. Mitte nii, et te peate mõtlema ainult teile pähe pandud mõtteid. No vot näe, ja sellega sai saateaeg täis, meil hea meel, et vaatasite, kuulasite jälle nädala pärast. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee